nende täitesüstide abil tagasi toome sellise positiivse, eks ole, emotsiooni. Sobib, Ja. et see, mis sees on, hakkab väljast välja paistma. Ja täpselt nii ja me kasutame siis nagu kavaldame üle selle vananemise märke. Et just, et me võitleme gravitatsiooni vastu. Ma kasutan teatud punktid näo peal ja proovime ka täitesüstide abil siis oma lõua, eks ole, lõua vormi taastada, vormida, sellega ka paraneb sul alahuule kontuur ja siis alalõua ja lõua kontuur. Super, teeme. 50-aastane naine on, ma arvan, päris äge naine, sellepärast et mingid asjad, mis on olnud hästi olulised elus, teised ja mida teised arvavad, see kõik on juba ükskõik. Samamoodi 50 aasta puhul on sul teadlik kohalolek, mis on väga pikk tee tegelikult, et jõuda sinna, et okei, ma naudin seda, mis toimub praegu siin. Ma ei mõtle selle peale, mis tuleb homme ja ammugi mind ei huvita enam, mis oli eile. Et see lahtilaskmise või siis uue pideva ootuse vahel olla õnnelik, et see on selle 50-aastase naise võlu. Teine asi on see, et ma arvan, et täna tegelikult 50-st on nagu aastaid tagasi, 35-36, et neil pole häda mitte midagi. Et ma mäletan oma ema, kui ta oli imeilus ja ta oli mingi 40 või 35, siis sa vaatasid, et vanem naine. No mina ei tunne ennast ikka veel nii vanana, et tegelikult on nii, et kui see hing on noor, siis pole vahet, mis see number on. Et tuleb lihtsalt endale teadvustada, kes sa oled, mis sa teed ja millega sa rahul oled. Ja kui sa ei ole millega rahul, siis seda saab muuta. Ja see ongi see teadlik kohale olemine, et see on see 50-aastase võlu. Me saame ise täna paremini hakkama kui ükski teine inimene maailmas. Naturaalne ilu on minu jaoks selline suhteline mõiste selles mõttes, et mitte mingi probleem ei ole olla naturaalselt äge kuskil põlluvagude vahel või ma ei tea, kuskil rannas, ka seal täna ei ole enam naturaalset naisi näha. Et mina arvan, et see naturaalne ilu, millest kõik räägivad või see loomulik ilu, see on mis kõigis olemas, kui su silm särab ja kui sul on hing puhas. Aga gravitatsioon ja vanus teevad oma töö. Ja siin ei ole mitte midagi häbeneda ja kõige tähtsam see, et kui sa oled selline elu nautiv naine, kes tahab elada täie rinnaga, siis kõik see miimika, nii rõõm, kurbus, valu, pisarad kui ka täielik õnnetunne on lõpuks sul näost kirjas. Ja kui sa vaatad lõpuks peeglisse, siis sul on tunne, et see imeline naine, kes oled eluaega armastanud, on natuke väsinud. Ja võt siin tuleb tegelikult paluda abi või võtta vastu see abi, mida pakub just selline esteetiline meditsiin, kes ei taha alati ju siin muuta, ta ei peagi siin muutma. Mina näiteks võtan enda pealt, ma olen endaga täiesti rahul. Mulle meeldivad mu silmad, mulle meeldib mu nina, mulle meeldivad mu huuled, mul ei ole mitte midagi häda. Aga need pumpsuspõsed, mis mul olid 16-aastased või natuke ümaramad näojooned, need lähevad ära sellepärast, et elu on räsinud ka näiteks. Nii et teinud ei ole otseselt midagi. Me võime rääkida hommikust õhtuni. Söö tervislikult, tee sporti, kreemita, niisuta, ära suitseta, ära võtta napsu, joo vett nagu kogar. Tulemus on ikka see, et vanustab oma töö. Ja selles ei ole mitte midagi imelikku. On olemas võimalused täna tuua tagasi see värskus, see sära ja sellest tuleb põmdi tagasi kogu su enesekindlus. Nii et kõik on okei. Olles nüüd olnud praktiliselt pool oma elu telemaastikul, siis loomulikult on ju hea olla, kui sa näed hea välja, et iseennast on ammugi televiisorist raske vaadata. Kõik teavad, 5 kilo tuleb sulle nii juurde, aga siis kõik need sellised miimilised kortsud ja kõik see üldine välimus ju ka kasutades tohutut kosmeetikat on pildis ju näha. Et endale see ei meeldi, siis ei meeldi see ka teistele. Et loomulikult on ju meil kõigil tore näha ekraanil noori, säravaid, kauneid inimesi. Kas see nüüd päriselt on nii, et nad su sealt välja põksivad? Ma arvan, et kui sul on sisu, siis sul on ka pikem tee olla sellisel maastikul. Kas sa ise seal tahad olla, ennast vaadata ekraanil vananemas? Mina ei taha. Et see teeb kurvaks sellepärast, et sa hakkad ennast võrdlema. Mitte kellegi teisega, vaid sellega, kes sa oled olnud enne. Vaadates neid pilte ja tavalises elus inimestel ei ole vaja nii palju olla poseeritud, nii palju olla erinevatel üritustel, aga mul on see materjal käes ja see teeb mind kohati kurvaks. See ei rikku ära minu elu, aga ma tahan olla värskem, puhanum, säravam ja
esinduslikuma välimusega, mida lihtsalt kõige selle kosmeetikaga enam ära ei tee. Teine asi, mida ma olen palju mõelnud, on ikkagi see, et inimesed ütlevad, et noh, miks sa teed seda või miks sa käid sellistel protseduuridel. Need inimesed, kes ei käi, neil läheb, ma ei tea, kordades rohkem kosmeetikat, mis kui nüüd loogiliselt mõelda, siis sa topid ja määrid ennast täis iga päev erinevaid vahendeid, ega see su nahale head ei tee. Lähenedes nüüd teise külje pealt näiteks sellisele esteetilise meditsiinile on hetki, kus sa enam ei peagi enam mitte midagi kasutama. Su nahk on puhanud, nahk on värske, ta on toidetud ja piisab vaid ripsnu dušist, et olla taas ilus ja särav naine. Et tuleb lihtsalt oma peas mõelda, milline sa tahad olla. Ma ei ole kunagi hoolinud tohutust meigist ja krohvist, aga ma tahaks ka nii ärgata kodus, et ma olen värskend, puhanud ja ilus ja noore. Mul oli võimalus tegelikult tutvuda sellise esteetilise meditsiiniga juba pea 20 aastat tagasi, kuna ma töötasin New Yorgis ilukliinikus. Tol ajal, ma ei tea, kas Eestis üldse teate, mis on botox ja kõik sellised Restylane, botox, kõik võimalikud huulesüstid, ma elasin selle sees ja kõik sellised keemilised koorimised ja kõik see oli nii põnev ja kuna oli sellises maailmas, siis oli võimalik juba siis neid asju katsetada. Ja tulemused olid ju silmnähtavalt fantastilised. Nii et aegade jooksul ma olen teinud erinevaid protseduure, aga ma ei ole kunagi teinud oma välimuses muudatusi selles mõttes, et ma ei ole suurendanud oma huuli või muutnud oma silmakuju või tõstnud oma põsesarnast, et ma ei ole selliseid asju kunagi teinud. Et lihtsalt nagu värskendanud ja neid variante igasuguseid ka naha toitmiseks, sest üks asi, mida sa enam ühel päeval ei päästa, on see, et sa võid endale ükskõik kui palju krohvi peale panna, aga kui sa seda nahka seespoolt väljapoole ei toida, võt siis hakkab asi viltu minema, nii et sellised mitte naha, vaid naha alused protseduurid on kindlasti palju kasulikumad ja pikema ajalooga kui see, et sa paned endale lihtsalt võimalikult palju asju peale, mis peidavad. Ärme peida mitte midagi, toome kõik välja, mis meil on. Ja võt see on see nende protseduuride võlu, et sa üks päev ei vaja enam mitte midagi muud kui ainult iseennast. Nii et ma olen aastate jooksul teinud, ma ei ole kunagi häbenenud seda, et on tehtud botoxit või Restylane on kasutatud või on tehtud mingeid, ma ei tea, mingeid erinevaid kosmeetilisi naha puhastuse või koorimise või muid protseduure. Neid asju on tegelikult miljon. Tuleb lihtsalt endale leida see, mis sind kõnetab. Ja kindlasti on olemas väga palju häid protseduure, mis on pika aja peale, aga minul ei ole aega. Mina tahan kohe praegu ruttu ja seda tulemust näha. Et sellised step by step pidevalt selles maailmas keereldes sa tegelikult lükkad edasi kõik need suuremad operatsioonid ja lõikused, mis ühel päeval, kus avastad, et nüüd on nii palju nahku üle või nüüd on kõik nii ära vajunud, et siin on ainult üks lahendus. Et tänu sellele kontrollile nii enda kui ka oma välimuse eest sa tegelikult lükkad neid asju edasi. Neid võib kindlasti ka teha, kui oma aeg, aga mul on selleks natuke aega. Me saime esimesel konsultatsioonil juba doktor Margarita Reproviga päris ühisele ja arusaamisele sellest, mis me teeme. Ja see oli mul hästi oluline sellepärast, et tekkis kohe usaldus ja tekkis selline hea tunne, et ma tean, et tema ei taha mind muuta ja tema tahab olla mulle toeks oma meeletult suurte oskustega. Nii et minu ootused täna on sellised, et me saame parandada, värskendada, teha neid asju, minimaalseid muudatusi minu näos, mis ei muuda minu nägu, minu välimust, aga annavad mulle sellise puhanud värske mulje. Ja minu ootused ongi need, et kõik see, mis me täna ära teeme ja mida me ka tulevikus jätkame, annab mulle hea enesetunde. Et selg läheb sirgu, silm läheb särama ja tegelikult on nii, et kui sul särab nägu, särab su hing ka nii, et naisel on lihtsalt see iseenda peegelpilt kõige olulisem ja sellel aastal ma otsustasingi, et see ongi minu jaoks kõige olulisem. Mitte see, kuidas ma välja näen, vaid pigem see, kuidas minu väljanägemine tekitab minus heaolutunde. See on kõige tähtsam. Helf kliiniku valisin ma väga lihtsal põhjusel. Ma tutvusin nende võimalustega, ma tutvusin nende inimestega, kes siin töötavad. Eesti on väga väike, sul on vaja lihtsalt ringi käia ja uurida ja rääkida inimestega ja tunda huvi inimesed, kes on selles, ütleme, esteetilise meditsiiniga kokku puutunud,
väga paljud seda ei varja, nad on selle üle uhked ja seetõttu nendega on hea rääkida ja see vastukoja oli hästi positiivne. Mul on mitmed tuttavad inimesed, naised siin käinud. Nende tulemused on väga ilusad ja sa võid tõesti võtta kätte ja kui sul on mingid kahtlused, leia üles mõni patsient, saada ka kokku, räägi temaga, uuri. Ja kui see vastus on positiivne, siis tegelikult nii ongi. Inimese enda päris lugu selle taga, kui hästi töötab üks kliinik, on kõige ausam vastus sulle. Ja mulle meeldisid nende protseduurid ja mulle väga hea mulje jättis meie konsultatsioon doktoriga sellepärast, et ma tulin välja ja mul oli süda rahul, ma teadsin, et ma võin teda usaldada ja ainuke, mis ta tahab teha, on mulle head. Ja võt, see on kõige tähtsam tunne, sest kui sa saad selle heaolu tunde, kui sa tead, et inimesed hoolivad sinust, mitte rahast, vaid sinust ja nad tahavad, et sinu tulemus on nende kätetöö ja teil on mõlemal selle üle hea meel, siis see ongi see koht, kus peab minema. Ja võt sellepärast ma valisin Health Clinicu.